pool, kus vaja. Kõike nüüd korraga. See on muideks üks mul ettevõtluse valemeid, mida ma kasutan, 1/3. Ehk siis, et ma leian viisid alati, kuidas ühest tegevusest tuleb 3 tulemust. Ehk siis, et üks sihuke nagu traditsiooniline tulemus, siis üks sihuke nagu natukene ebamugav ja 3 vaatan, kas ma lasen võimendina sisse või mitte. Ehk siis, et kuidagi teha asju võimsamalt, võimendades igat tegevust. Et see nagu kuidagi vahepeal kogu aeg ei saa seda teha, sellepärast, et ta tõmbab korralikult asjad liikuma. Et ja, aga täna siis on minu vestluskaaslaseks Liis, logopeed Liis ja meil on ruumis ka siin veel kuulajaid, nii et kõik küsimused on chati oodatud. Kertu saab ruumis kohal olles kohe küsida online'is päriselu küsimusi häälega ja puha. Ehk siis, et meil on siin ruumis päris kuulajaga lisaks veebikuulajatele. Aga ma mõtlesin, ma alustan täna sellist nagu lugu, miks logopeed ja logopeediline tugi on nii oluline minule kui ettevõtjale olnud. Ja mitte kui mulle lapsele, vaid minu lastele. Ehk siis Liis on muideks mu teise lapse väga äge logopeed olnud. Aga esimese lapsega mul ei olnud õnne sinuga koostööd teha. Et kui mul 13 aastat tagasi sündis Trevor, siis väga nagu, kuna ma olin noorsootöös ja treener ja ma pidasin ennast väga teadlikuks lapsevanemaks. Et ma sain täpselt aru, et midagi on nihu. Ehk siis, et hästi varakult ma sain aru, et lapse kõne, et kõik füüsilised muud arengud, kõik empaatia, kõik ruumiga inimestega suhtlus on, aga mida ei ole, on kõne. Jah, ma lohutasin ennast, et tegemist on poistega, logopeedid teavad, et enamus kliendid on poisid, või on erandeid? Selles mõttes, et poisse on rohkem, aga nagu see, et väga varajases eas poisid kuidagi, et see kui on poiss, siis võibki nagu, ongi kõik teistmoodi, see ei ole tegelikult päris nagu, pigem teadusuuringud ei näita seda. Aga poisse on küll palju rohkem, jah. Pikas plaanis käib logopeedi juures. Ja, ehk siis, et siis ma sain suhteliselt varakult aru, et kõnega on mingi probleem. Ja ma arvan, et enne 3-aastaseks saamist ma juba sekkusin. Ehk siis, et mis on suhteliselt varakult, või isegi varem, ma arvan isegi kuskil seal vahepeal, et ma käisingi uuringutel lapsega, et logopeedi juures siis anti esialgne hinnang, et ongi meil kõneprobleemid ja sellega tuleb tegeleda ja päris aktiivselt tegeleda. Tuli välja, et sünnitustrauma on, apkar oli liiga kehva, hapnikku ei saanud aju piisavalt ja nii edasi, et oligi nagu düsfunktsionaalne aju. Et sidemed mingid nagu ei tööta nii kiiresti, ei teki. Ja ma mäletan seda, Isvers teeb siiamaani mind emotsionaalseks, ma mäletan seda hetke, kui ma sain selle diagnoosi. Appi. See ei olnud midagi hullu, aga ma mäletan seda tunnet lapsevanemana. Kuidas ma nii emotsionaalne ruum on täna siin. Ehk siis, et mitte ma ei tundnud ennast läbi kukkujana, seepärast, et ma teadsin, et ma kõik teinud on ju, aga see käivitas väga tugevalt minu enda lapsepõlve trauma, kuna ma sündisin täpselt samamoodi puudega, parema poole halvatusega ja nähes, et laps peab sama asja tegema läbi mida. Ja mida ma tegin. Teadmata, mida ma läbi kogesin tegelikult, sest et kui ma olen väike, siis ma ei tea ju, mida ma läbi kogesin, aga mu kehas ärkas seesama nagu kogemus, teadmata täpselt, mis see tähendas. Seepärast, et kui ma olen mingi 6-7-aastane või väike, ma ei tea ju, mis see kogemus oli, ma ei mäleta praegu nagu 30-aastaselt seda nagu, aga mu keha mäletas. Ja see oli nagu selles suhtes oli emotsionaalne.
ja mitte, et mul oleks mingi väga keeruline lapsepõlv olnud. Mu vanemad olid ka väga toetavad, mu ema õppis eripedagoogiks, ta teadis väga täpselt, kuidas mind toetada parema poole halvatusega ja noh, mulle ikkagi öeldi, et ma akadeemiliselt ei ole piisavalt pädev, et tavakoolis hakkama saada. Ehk siis, et noh, tööd pidi tegema nii psühholoogia poole pealt kui ka füüsilise poole pealt, et füüsiline puue oli ka. Ja need, kes teavad mind, need teavad ka tegelikult seda, et ma olen võimleja, tantsija ja akadeemiline pädevus on ammu mul ära tõestatud. Ja võiks öelda, et ma olen nutikam kui nii mõnigi teine. Et juba keskkoolis aitasin oma klassikaaslast õppida keemiat, matemaatikat ja füüsikat ja kõiki neid asju, et ülikoolis ka ma olen suhteliselt terav pliiats. Et selle osa ma olen nagu, noh, ma arvasin, et ma olen kõik endale ära tõestanud, et ma olen täiesti normaalne inimene ja võib-olla isegi natukene rohkem kui normaalne, täitsa geniaalne on ju. Aga sellel hetkel, kui laps sai selle diagnoosi, see kõik ärkas mu kehas ülesse ja, ja ma tegin kogu selle, noh, tema käis logopeedi juures iganädalaselt kuni koolini. See oli ropptöö, tema enda pingutus, see oli igapäevane nagu pingutustöö. Ja kõik, kes Trevorit teavad, noh, teavad ka, et ta oskab pingutada, ta oskab tööd teha. Ja see on nagu andnud tema isiksuse nii palju juurde, see on kujundanud tema isiksust iganädalaselt tööd teha enda kõnega. Aga ma kasvasin terveks koos oma esimese lapse kõnepuudega. Noh, selge, et see on emotsionaalne, ma ei tea, miks see täna niimoodi tuli, aga just las ta siis olla nii. Et ei tee seda valeks, ei meeldi väga avalikult nutta, aga noh, nii on noh. Ehk siis, et see kuidagi mõjutas sügavamalt mind. Ja, ja noh, samas ei saa olla ka vale, sellepärast et Trevor on kõrvaltoas, ta läheb kohe võistlustele, ta treenib ennast olümpiasportlaseks. Ta on 13-aastane, kes on väga tugev enesejuht ja oma töökuse ja sihikindlusega ja ambitsiooniga, et see on nagu väga palju teda mõjutanud isiksusena. Et aga ma nägin väga tugevat seost seal, kuidas see töö, mis mina enda sees, kui ma äratasin oma lapsepõlve mingi trauma üles teadmata, mis see täpselt on, see töö toetas Trevori arengut. Ehk siis, et ma pärast räägin teise lapse loo ka, et ma olen ka kõnepuuega, tal on teine lugu. Kas sina märkad, Liis, mingit muutust lapsevanemates, kui sina alustad tööd lapsega? Ja noh, ideaalses maailmas on see, et eriti väga väikeste laste puhul me olemegi jõudmas sinna, et kui sul on 2-aastane, siis sa teedki pigem tööd selle lapse vanemaga, kes loob selle ruumi selle lapse jaoks ja selle keskkonna seal kodus. Aga et see ongi see, et me vaatame asja nagu ikkagi nagu perekond on üks ühik ja see laps on osa sellest perekonnast ja noh, ideaalses maailmas me toetamegi tervet perekonda, sest kõik tegelikult nagu mingil viisil protsessivad seda olukorda ja ka see perekond on see nagu ühik, kust tuleb ka hästi suur osa sellest lahendusest või sellest, kuidas me nagu välja tuleme. Ja noh, meie arvasime, et lapse nii-öelda kõneprobleemid on tema isast tulnud. Ehk siis ma alguses olin suhteliselt illusioonis, et minul on nagu chill, noh, minul ei olnud nagu, jah, mul on kõne hiline, aga kui ma hakkasin rääkima, siis ma ei jäänud vait, tema ütles, on ju. Ehk siis, et noh, et ma arvasin, et tal on hästi sarnased dünaamikad olid mis mehel, aga tegelikult see näitabki seda peret kui ühte üksust. Ehk siis kombona tekkiski see Trevor sellise kõne arenguga, nagu ta tekkis, et tervendada minu mingit nii-öelda, nimetan seda pisikeseks härvikuks enda sees. Ma olen konstellatsiooni selle peale teinud, see on noh, nunnu osa minus on ja see oli vahepeal oli erand, see oli uudne termin, härvik. Täiesti mõttes, vahepeal toodi sisse, et ta siuke nagu nunnu vahel. Jah, ehk siis, et mina sain tervendada. Tänapäeval loomulikult. Et ma saingi tervendada oma pisikest hälvikut ja mees sai vaadata otsa sellele pisikesele iseendale, kes rääkis samamoodi nagu tema väiksena rääkis. Nii mõnedki fraasid olid sarnased ja Trevor sai kasvada siis selles üksuses, pereüksuses on ju.
ja see ongi, et noh, vaata hästi tihti need asjad käivad nagu põlvkonniti või seal on nagu mingid mustrid, mis tulevad, onju. Ja, aga noh, ongi teiselt poolt on see, et see ei ole nagu kellegi süü, see on lihtsalt midagi, mis juhtub, onju. Aga et sealt on võimalik kõige paremini ikkagi nagu üheskoos välja tulla. Ja vahel ongi see, et meid nagu nii võib trigerdada see, et minu laps on selline. Ja see võibki noh, viiagi meid tagasi sinna enda kohta. Ja siis meil on veel see nagu mina kui väike laps, siis on mina kui lapsevanem. Noh, sealt nagu noh, kindlasti tuleb midagi ka üles, onju, et miks ma oleks võinud ju midagi veel, onju. Aga ja minu jaoks on nii oluline see, et aga see kõik on ka nagu osa selle lapse toetamisest. See, et need vanemad tunnevad, et kui vanem on mures, siis see ongi probleem. Ja siis tulebki nagu vanemaid toetada. Mitte lihtsalt nagu noh, vahel meil on ikkagi hästi keeruline see teekond ja sa pead hästi kaua nagu võitlema, et üldse nagu midagi saada. Kui tegelikult ideaalses maailmas me toetaksime seda lapsevanema. Mitte tema ei peaks olema see, kes võitleb, et saada endal mingit aega ja saada mingit uuringut ja saada puuet ja tu. No mina sattusin hästi hardcore raudleedi, logopeedide raudleedi juurde ainult Trevoriga, mis sealt tekitas täpselt samamoodi väga tugevat protesti ja vastupanu minus. Oligi see, et ta nagu nägi, et kõik, mis mina teen, ei ole piisav. Ehk siis, et mul oli kogu aeg tunne, et ma teen ikkagi vähe ja ma nagunii noh, teades saades teise lapsega liisikogemuse, just selle poole pealt ma saan aru, kui oluline on leida logopeed, kes päriselt nagu paneb sind lihtsamini liikuma lahenduse suunas. Mitte õige logopeed, vaid lihtsamini mind kui lapsevanemat toetama oma last lihtsamalt. Ehk siis, et kõik see, mis ma Trevoriga tegin, tuli läbi vastupanu ja trotsi. Ma tegin rohkem tööd, sellepärast et ma tahtsin tõestada selle raudsele leedile, et mina toetan oma last rohkem, ma tean täpselt, mida ta teen. Aga seal oli nii palju kulutatud lisaenergiat, et mida ei olnud vaja sinna panna tegelikult, on ju. Et selles suhtes meil oligi kokkulepe, et kui Trevoril on okei, senikaua ta käib selle logopeedi juures, temal oli oma suva logopeedil. Ja noh, vahel ongi see, et osade asjade puhul me peame tegema nagu väga spetsiifilist kordustega, väga intensiivset tööd. Aga alati on see, noh, ja seal on ka nagu see koolkonna erinevus on ju, et tänapäeval me oleme rohkem lapsest lähtuvad ja me võib-olla ongi see, et me lähmegi sinna, kus see laps ennast hästi tunneb. Et noh, mul on ka lapsi, kellega ma töötan, kes näiteks noh, ongi see, et ma tulen oma mingi käpapatrulliga või ma ei tea, Käsna Kallega või me lähmegi sinna spordi nagu sinna hullamisruumi ja siis seal nagu teeme neid kordusi ja me teeme nagu kõneharjutusi, aga et see tuleb läbi selle lapse huvi ja selle lapse tugevuse. Sest et väga raske on pingutada sellel lapsel. Aga lihtsalt, et see võib, noh, ja seda ei saa nagu liiga palju olla, seda noh, nagu, et oleks või nagu see keskendumine ja see, et noh, ma nüüd teen teadlikult, aga et see peab olema see element ka, et see laps tunneb, et noh, et me oleme temast lähtunud ja see on nagu ikkagi nagu vahva ja ta soovib jätkata seda, sest et me ei saa oodata väikestelt lastelt nagu nii suurt sisemist sellist nagu tahet, motivatsiooni ja valmisolekut. Ja mis see nagu, kui ma mõtlen tagasi oma selle ettevõtluse teekonnale ja Trevor sünniga see aasta, noh, esimene aasta ma ikkagi nagu, kuidas ma ütlen, kui on esimene laps sündinud, siis ettevõtjana, siis kõik on uus ja suhteliselt palju kaost on. Aga minu puhul see tähendas seda, et esimene aasta peale lapse sündi oli kõige tegusam aasta üldse. Mul on hunnikus auhindu, tunnustuskirju Haridus-Teadusministeeriumilt igalt poolt. Ehk siis, et ma olin väga produktiivne, väga efektiivne ja mul oli nagu temaga koos toimimiseks väga huvitavad mehhanismid. Ma teadsin, kuna ta on haige. Ma teadsin, kui tal on 3 päeva palavik, et siis ma pean stoppi tõmbama oma asjadega. Ehk siis, et meil tekkis nagu hästi sihuke kehaline omavaheline seos, et me nägime seda, kuidas tema sümptomid, need käitumismehhanismid on tegelikult seotud minuga, mitte ta ei ole nagu noh, kuni 6-aastasena ta ei ole eraldiseisev emast nii oma toimimismehhanismidelt ja oma sümptomitelt. Et pärast siis kasvab, noh nüüd ta avastab alles ise toimimist oma sümptomitega. Aga see oli nagu vahva.
aga ma mäletan, et tegelikult ma põlesin väga tugevalt läbi ja kui kõneprobleemidega tegelesin, siis ma võtsingi aega teadlikult lapse jaoks ja ma korraldasin kõik oma tööasjad niimoodi ümber, et mu ettevõtlusesse tekiks vabadus. Et vabadus ja siis ma otsustasin, et mina tahan olla see ema, kes igal ajal, tegelikult oli juba varem ka see otsus olemas, et kui on lapsel vaja vaba päeva, siis ma saan anda ja ma saan oma tööasjad ümber sättida. Ehk siis, et mõnes mõttes see mõjutas mind ettevõtluses võtma fookuse rohkem vabaduse peale. Et mul on vabadus teha asju nii, nagu mina tahan, sellisel ajal, kui mina tahan. Kas sul on nagu ka mingeid näide näiteks mõne lapsevanema puhul, kui sa näed, et tuleb alguses sulle koostöösse see, noh, ma ei tea, kas enamasti on ema või isa, on ju, et tuleb see lapsevanem ja ta on nii nagu emotsionaalselt, vaimselt katki ja siis, kui sa lõpetad koostööd, siis sa märkad, et lapsevanemas on ka mingi muutus toimunud, tema olekus või et mis see muutus on tavaliselt? ja no ma arvan, et üks pool ongi lihtsalt see, et eriti kui meil on väiksemad lapsed, on ju, et see koostöö ongi hästi palju tegelikult läbi selle lapsevanema ja selles, et ta saabki selle koha, et need tunded, mida sa tunned, on täiesti adekvaatsed, sa võid neid tunda. Meil on plaan, me lähme siit üheskoos, sa ei tee midagi valesti, me õpime koos paremini, hästi palju nagu seda kinnitust ja seda, et sa ei pea nagu tõestama, et sa oled hea lapsevanem. Ja ongi see, et ma näen, ma usun, lähme koos, et see ei ole võistlus. See on väga issand, kuidas mul nagu emotsionaalselt kõik vabaneb ilmselgelt sealt. Aga selles mõttes, et mind nagu väga, selles mõttes, et ma tean väga hästi, mis tunne on nagu võistelda ja kogu aeg tõestada. Et ma olen seda ikkagi enamus oma elust teinud ja mina ikkagi tulen taustast, kus mul ei olnud nagu klassikalisi kõneprobleeme, aga ma olen düsleksik. Nagu ma läksin kooli, ma hakkasin kirjutama altpoolt ülespoole mingi täiesti suvalisi asju ja ma käisin 4 või 5 aastat logopeedi juures. Ja sain nagu kogu aeg seda, et noh, kui sa ikka nüüd nagu natuke veel pingutaks, siis võib-olla sa oleks nagu teised ka, et päris juba nagu hakkaks nagu normaalseks inimeseks muutuma. Ja selles mõttes, et ma siiamaani, mu aju funktsioneerib natuke teistmoodi, aga ma näen, et see on minu hästi suur tugevus ka. Ma saan inimestest aru ja ma töötasin esimese töökohana, töötasingi koolis just lugemiskirjutamisoskustega lastega ja ma sain aru sellest, miks nad asju nagu, mul on nii palju lihtsam neid mõista. Sest ma mäletan seda tunnet, et sa nagu enda arvates kirjutad täpselt nii, nagu sina kuuled. Siis kõik on mingi, kas on täiesti vales, aga ma kuulen nii nagu noh. Aga see ongi, osa meie tööst ongi see, et me võtame selle suure oskuse ja me teeme ta nii väikesteks juppideks, mida enamus meist kunagi ei pea elus isegi teadvustama, et ta koosneb nendest juppidest. Ja me õpetame hästi väikse juppi kaupa. Ja siis, kui sa paned selle uuesti kokku, siis ta töötab. Aga see vahel näebki nagu veider välja, sest sa pead nagu tegema ja teadvustama mingeid asju, mida teised inimesed ei tea. Ja samamoodi ka väikelaste vanemate õpetamisega, et me nagu loome selle vundamendi nagu tõesti täiesti sellest, et ma lähen oma lapsega samale tasemele. Ma vaatan talle otsa, ma jälgin, mis seda huvitab ja see kõik kõlab nagu täiesti iseenesest mõistetav, on ju. Aga tegelikult vahel ongi, me peame nagu, kui me nagu teadvustame neid väikseid asju, kui me saame nagu selle vundamendi paika, siis see ongi alus nagu terveks kõnearenguks järgmiselt terve nagu tema elu meie suhteks tegelikult oma lapsega. Siis see vahel tundub nagu veider inimeste jaoks, miks me siukseid asju teeme, aga see tegelikult töötab. Ja minu arvates ka nagu mida kiiremini sa saad aru, minu puhul mul läks ikkagi täiskasvanuks saamiseni aega, et aru saada, kui unikaalne minu aju on. Täpselt samamoodi, kui unikaalne minu keha on. Ja mida kiiremini nüüd Trevor teeb väga tugevalt, et tema puue on tema kingitus. See on tema ressurss. Ta on matemaatikast palju tugevam tänu sellele, et tal on tekkinud, ta enne ei anna alla, kui ta saab aru, kuidas tema aju töötab nii, et ta on parim. Vaata, et ta leiab enda viisid, kuidas tema leiab lahendused. Täpselt ongi see, ta teab, et ta ei saa lahendused nii kui teised ja minu on täpselt samamoodi. Ehk siis mu lahendused ei ole sellised nagu kõrvalinimesed nagu vaataksid, et see on normaalne, aga see töötab. Fucking töötab minu puhul. Ehk siis, et ma ei anna enne alla, kui ma leian selle, mis minu aju nagu need juhtmed kõik nagu õigesti ja kiiresti kokku sätitab.
ja samas tegelikult, kui me mõtleme selle peale, et mis see pikaaja eesmärk on ju, siis ongi ju tegelikult, et leida see, mis on sinu tugevus, kuidas sina toimid ja mis on see kõige suurem sinu tugevus, mida sa nagu, see kingitus, mida sa maailmale annad. Tegelikult see on ju hariduse üks põhieesmärk on ju, et ma leian üles selle, mis on see minu trumpes. Ja see võibki tähendada seda, et isegi kui ma olen väga teistsugune inimene, siis tegelikult me kõik oleme erinevad on ju. Et tegelikult see ongi tugevus, aga me nii tihti me ei näe seda ja loomulikult ongi, et kui mina ei osanud väga hästi kirjutada, siis muidugi ma pidin sellega ka tööd tegema on ju. Aga lihtsalt, et ma ei pea siis nagu tervet, muidugi logopeedia valik võib-olla nagu oli näide sellest, et võib-olla ma ikkagi pean tõestama, aga et tegelikult me ei pea nagu rajama kogu oma asja sellele nõrkusele, vaid me võime nagu oma tugevustele keskenduda. Ja, aga ma nagu, vaata ühiskonnas ka hästi palju räägitakse, et mine oma tugevuste järgi on ju äris ka täpselt samamoodi, et keskendu ainult oma tugevustele. Aga mida mina näen, et need nõrkused ja häbitunne oma nõrkusega seoses hoiab sind tagasi. Tegelikult sa ei pea olema, see nõrkus ei pea su tugevus olema, aga sa pead aktsepteerima seda. Ja see ongi see, et vaata, me võime nagu öelda, et meil kõigil on mingeid asju, mis me tahaks kuhugi täiesti nagu vaiba alla ära pühkida ja olla nagu mingi, ma olen täiuslik ja seda kohta ma ei vaata. Ja me arvame, et keegi ei näe seda. Aga selles mõttes me alati nagu, me ei pruugi teada nagu, mis see täpselt kellegi jaoks on. Aga kui me kohtume inimesega, siis me tunnetame ära. Et ta midagi varjab. Et seal on nagu midagi. Ja, ta jätab midagi rääkimata. Nagu sa saad aru, et see ei ole nagu 100% nagu ehe. Ja samas see ongi nagu nii oluline, et võtta lahti need kõige suuremad kohad, kus on see häbi ja nagu see, et kui keegi üldse kunagi saaks teada. Et minu jaoks see ikkagi vahepeal oli see, et ma põlesin väga läbi. Tõesti nii, et ma olin 6 aega ainult voodis ja nagu mitu aastat tulin sealt välja ja mulle tundus, et nagu see, et nagu issand jumal, kui inimesed teaksid. Nad ei tuleks mu juurde. Kui laisk sa oled. Ja samas, kui ma näen neid üliarmsaid, suurepäraseid naisi, kes tulevad oma väikeste lastega minu juurde ja ütlevad, et tead, täiega läbi põlenud, siis ma ütlen, et ma saan nagu, see on nii nagu loogiline selles mõttes, et kui sul on väike laps ja ta vajab nii palju lisaressurssi, siis see lihtsalt põletab läbi. Ja siis ma just mõtlen, et see on täpselt see koht, et ma nagu tunnen, et ma mõistan neid, sest ma olen olnud selles kohas, mitte täpselt samas kohas, aga et ma olen nagu enda sellele osale vastu nagu otsa vaadanud ja sellepärast ma aktsepteerin ise endas seda kohta, et ma põlesin täielikult läbi ja ei suutnud voodist välja tulla ja ma andestan ise endale. Ja siis ma aktsepteerin nendes ka seda kohta ja see ei trigerda mind enam. Ja võib-olla nagu, kui nagu minnagi nagu ettevõtluse poole pealt, siis nagu soovitus on vaadata see üks asi, mis sa tunned on kõige nõrkem sinu jaoks või mida sa nagu tunned, et sa ei ole nõus seda kellelegi näitama, siis lihtsalt vaata, mis kingitus seal sees peidus on. Ehk siis, et kuidas see on vorminud sind, ette valmistanud sind. Me mõlemad räägime sellest, on ju. Ma kindlasti õpetaks inimesi, kui mul ei oleks endal seda, et kuidas ma ütlen, ma ei õpetaks inimesi, kinnitaks neile, et nad ei ole lollid, kui mul ei oleks enda seda kogemust lapsepõlves, et ma olen tundnud ennast täiesti lollina nagu, nii-öelda debiilikuna, on ju. Ehk siis, et see ei ole nagu laetud sõna, aga lihtsalt, et te saaksite aru, et see nõrkus on tegelikult vorminud meie isiksust väga tugevalt, alateadlikult ja kui me tõstame selle korraks nagu nähtavale, teadvustame, siis me saame ükskõik mida teha. Sky is the limit nagu. Sellepärast, et see energia, mis sa hoiad selle alla surumiseks, eitamiseks, see vabaneb. Seda enam ei ole vaja nagu kasutada, sa saad mujale see fookuse panna. Ja ma näen ettevõtlust täpselt samamoodi nii palju, et nii kui korraks vaadata sellele ja miks tuleb mängu siin sisemine laps, on see, et need nõrkused, need on koondunud sinu sisse selle pisikese Liisi ja Triinu või Kertu või Jaanika või Tauno või kes iganes kuulab sinna kokku. Tema on lapsepõlves saanud selle nagu veendumuse faktina, et sa ei oska seda. Sa ei oska laulda, sa ei oska kirjutada, sa ei oska kõndida,
sa ei oska rääkida, sa ei oska matemaatikat, mida ma kuulen raamatupidamisega seoses väga palju, sa ei oska matemaatikat. ehk siis, et need asjad on nagu koondunud sinu sisse ja sealt tulebki see sisemine laps, et temale on ütelda, et kuule, kallikene, see, et sa tollel hetkel ei osanud, see oli siis, aga nüüd mina olen 42-aastane. Nüüd ma oskan juba neid asju, ma oskan ka laulda, kui ma tahan. Ehk siis, et me saame muuta seda, et me sisemine laps saab uuesti hakata mängima, ta ei pea võtma neid asju nagu faktidena, et ta saab avastada uuesti, et me saame kutsuda oma sisemine lapse mängima oma nõrkustega, avastama neid, on ju. Et ja, et minu arvates on nii hästi, me mõlemad tõestame seda, kuidas nii-öelda oma nõrkusest läbi teadvustamise tegelikult luua see kingitus, miks me teeme asju teistmoodi, kui samas valdkonnas tehakse. Miks raamatupidamises ma teen asju teistmoodi, miks sina logopeedina teed asju teistmoodi. Just sellepärast, et meie sisemine laps on nõus mängima selle täiskasvanud minaga meie sees. Ja see ongi tegelikult nii ilus, sest ma tunnen, et minu jaoks see on kõige ägedam osa mu tööst, kui ma saangi nagu minna sellesse ruumi ja ma tõesti nagu, ma olen väga palju tööd teinud selleks, et usaldada iseennast ja last. Et ja mul on mingi eesmärk, mul on nagu peas ikkagi olemas, et mis me täna peaksime saavutama, aga ma nagu usaldan iseennast ja ma usaldan seda last, et ma loon selle ruumi, ma toon need asjad ja siis ma lasengi sellel lapsel juhtida. Vajadusel loomulikult ma nagu natukene liigun teatud suunas, aga et me koos loome selle mängu, selle olukorra ja lihtsalt see tunne, et see laps kasvab selle koha, et teda austatakse, temast lähtutakse, temas ei ole midagi vale. Ja ta ei võta seda faktina, et ta ei oska. Ja selles ruumis ei olegi sellist kohta, et ei oska. Et see on mäng. See ongi nagu see koos loomise ja rõõmuga tegemine isegi, kui on vahepeal muidugi tuleb teha väga raske harjutusi, mis nõuavad suurt pingutust. Aga ma näen, et need lapsed ongi valmis seda siis tegema, kui sul on esiteks see suhe, nad tunnevad sind, et sa lähedki nagu mõnes mõttes nagu samal tasemel, sina oled ka see laps. Ja sa lähed oma sisemise lapsega mängima nagu oma lapsega. Ja siis ta on valmis nagu pingutama, tegema neid kordusi, sest vahel on vaja teha mingi väga spetsiifilisi asju ka. Aga selle eeldus on see. Väga väikseks kadus hääl. Vaatame, kas nüüd on rohkem kuulda või? Liis peab kõvema häälega. Aga et see eeldus ongi see, et me kõigepealt loome selle suhte, et see on see turvaline koht ja siis me saame minna sellesse kohta, et me hakkame nagu mingit konkreetset harjutust sinna juurde tegema. Aga küsimusi, kui on, ehk siis, et kui teil on küsimusi, siis võite chati panna või kommentaaridesse, et kui sa vaatad hiljem järgi, siis kommenteeri julgelt kommentaaridesse, ehk siis, et kommenteeri julgelt ja siis jah, et kui hiljem vaatad, mul tuli meelde, et minul on üks huvitav kiik, see on kõnega seoses, jah, mul oli hiline kõne, aga ma ei oska kunagi Eesti vanasõnasid ja rahvaütlusi õiget pidi ütelda, ma ütlen alati vastupidi. Siis ma tulin praegu kommentaaride kommenteerimisega meelde, ma ütlen jälle vastupidi ja siis mu mees ütleb, et Triin, see käis teistpidi. Mis oli küla keset pada oli viimane lause, mis ma ütlesin. Pada keset küla või on? Ma isegi sellist ei tea. Okei, ühesõnaga ma leiutan kogu aeg neid juurde. Lihtsalt väike fun fact. Aga Liisiga, enne kui ma räägin oma teise lapse loo ja räägin, miks Liis on minu arvates nii õige lisand meie inspiratsioonipäevale 13. juunil sisemise lapse töötoaga, ehk siis, et minu jaoks ongi siis logopeedi töö ja töö enda sisemise lapsega väga seotud. Et mis seoseid sa ise näed, et just kuidas sisemise lapsega, iseenda sisemise lapsega ja töö ja logopeediga töö on seotud? Ja, no ma näen seda, et ma olen pidanud väga palju õppima mingeid asju ja siis nagu ümber õppima.
seepärast, et tänapäeva maailmas me lähtume ikkagi lapse kesksusest. Ehk siis sellest, et ikkagi me lähme selle lapsega samale tasemele ja mitte meie ei ole niimoodi, et istume laua taga ja nüüd sina korda neid silpe ja korda ja korda ja korda ja mina ütlen ja sina kordad. Vaid ongi see, et me oleme samal tasandil, me mängime koos ja mina nagu loon need reeglid ja hoian seda ruumi. Aga et ongi, et laps tunneb ennast nagu selles ruumis niimoodi, et tema saab algatada asju, me lähtume temast. Temal on õigus nagu olla huvitatud asjadest, et noh, et ta ei pea nagu kogu aeg hullult ennast suruma kuhugi, et nüüd ma pean tegema hästi palju tööd. Ja lihtsalt ma mõtlen, et kui ma nagu see koht, kus mina tulen nagu õppijana või minu õppija kogemus ikkagi ei ole olnud väga selline õppija keskne, vaid pigem ikkagi natukene selline vanakooli, et nii, nüüd sa istud vaikselt ja kuulad ja siis sulle räägitakse ja siis sina noogutad ja sina oled see tubli laps, kes siis õpib ja õpib ja õpib. Aga ja hästi palju on tulnud ikkagi teha tööd just iseenda selle väikse lapsega. Et teraapias see väike laps, kes minu vastas on, et see on nagu samamoodi nagu iseendale lubamine on ju. Et me võimegi meil võib-olla lõbus, me võime nagu nautida. Õppimine võibki lõbus olla. Jaa. Et seal võibki olla nagu naeru ja rõõmu ja mingeid vahvaid tegevusi ja see ei pea olema kõik nii laua taga ja väga süka karm ja akadeemiline. Aga loomulikult seal on see sisu jääb alles ja seal on nagu väga palju asju tausta, mida mina teadlikult mõtlen läbi. Aga lihtsalt, et ma aina rohkem jõuan sinna, et mina logopeedina ka, et ma võin usaldada seda last, kes on minu vastas ja seda ruumi, mis me loome, et me jõuame nagu selle mängu lõpuks sinna, kus me pidime jõudma. Ja see endiselt vahel nagu on minu jaoks, et kas see nagu võib olla nii tore. Nii lihtne ja tore. Nii lihtne ja tore, et ma endiselt võtan seda vastu. Ja minu arvates ongi nagu, et see, et areng ja kasv võib olla mänguline ja lihtne, see on nagu miks ma teadliku ettevõtluse leiutasin, ongi see põhitees. Ehk siis, et näidata, et see kõik on lihtne ja mänguline ja vahva, mitte nagu 24/7 kasumi nimel riskeerivate tegevuste tegemine on ju. Ehk siis, et see on lihtsalt vahva elu osa, mänguline elu osa. Ja minu arvates enamus lapsevanemaid, kes praegu on lapsevanema rollis, on kasvanud hoopis teises kasvukeskkonnas õppijana ja ka kodukeskkonnas. Mis see ütlus oli jälle, et kana pissib siis, kui ei... Ja, laps räägib. Sul on Triinu ütlus. Mul on ikka, see tuli nagu ehedalt. Laps räägib siis, kui kana pissib, jah? Ja selles mõttes ongi väga suur töö, et kui me tegelikult teame teaduspõhiselt, et kui me oleme lapsele häälestunud, me lähme sinna lapse tasandile ja päriselt nagu lähtume tema algatustest, et mis teda huvitab, mida tema tahaks mängida ja nagu loome selle kõne sinna ümber, siis see laps omandab seda palju paremini. Aga me ei tule tihti ikkagi sellest keskkonnast, kus meid oleks niimoodi kasvatatud ja vahel ongi see, et seda vastu võtta on väga raske, et mina vanemana nüüd nagu lähengi sinna tema tasemele ja me teemegi neid asju, mis teda huvitavad. Et mul ikka ka vahel tuleb üles, et mis mõttes, ma ütlesin nii, nagu nii on. Ja see on nii irooniline, et me aju ju omandab uusi teadmisi ja võtab vastu arengut stressivabas keskkonnas, kui ta ei pea ellujäämise režiimi lülituma. Ehk siis, et kõik see, mis väljas survestab, tajub meie aju automaatselt ohuna, ehk siis ta annab signaalile, nii oleme kaitses, võitlus, tardumine, mehkeldamine, põgenemine, need on ainult 4 valikut, rohkem valikut ei ole. Me ei võta ühtegi sõna, mis see Liis ütleb nagu või koolis õpetaja ütleb vastu, sellepärast, et meil on ainult need 4 valikut praegu, me toimime siin. Ehk siis, et see on nii irooniline, et see kõige baas asi, kuidas meie inimesena võtame, omandame uusi info, teadmisi, on nagu algusest peale nagu kuidagi teistmoodi. Ehk siis, et mul on nii tore näha, et järjest rohkem on tegelikult nii haridussüsteem, aga logopeedid juba saavad praegu seda teha, sest te teete individuaaltööd, vaata, teil on see luksus luua see turvaline keskkond, see stressivaba, et hoida see lapse nii-öelda aju tegelikult siukses mõnus ruumis, et ta saab sinuga koos mängida ja õppida ja näha
seda edukogemusena. Ja samas noh, ongi see, et nii palju on ikkagi neid lapsi, kes lihtsalt alati on nagu mingi, ma tahaks palun lähme onju, et noh, et seda nagu üks-ühele lapsest lähtuvat tähelepanu saada. See on äge. Ja ma tean, et sinu järgmised teenused ei ole mitte nii-öelda lastega otseselt seotud, vaid sa disainid Eestisse täiesti unikaalset lahendust, on ju. Et lapsevanemal oleks võimalus tegelikult pakkuda sedasama luksuslikku mõnnet õppimiskeskkonda, mida logopeed pakub ise oma lapsele. Ja, et vanemad saaksidki selle tunde, et jaa, mul on see 2-aastane laps, kellel võib-olla on üksikud sõnad, aga mina ise saan õppida, kuidas ma igapäevases lihtsas argipäevas toetan teda. Ja ongi, ja saavad nagu selle kogemuse, et mitte, et mu laps räägib nii vähe, ma teen midagi järelikult valesti, tõenäoliselt mitte, aga lihtsalt, et need on need väiksed hetked seal igapäevas, kus sa nende väikeste muutustega saad päriselt toetada teda, et ta suhtleks rohkem, et ta omandaks selle suhtluse käigus seda kõnet paremini. Ja seepärast, et noh, nagu ikka on see kõne areng, nagu me alustasime, on pereüksuse teema. Ja kui on tulnud sulle perre laps, kes vajab lisatuge, siis see on terve sõnum tervele perele. Ehk siis, et see ei ole nagu see, et me viime ta, noh, sellest on räägitud ka, aga me tegelikult ei tea, et ka lahenduse võtmed on meie sees. Vaata, et me tihti, me teame, et me peaksime rohkem tööd tegema, aga me ei saa aru, mis see tähendab, on ju. Et ma saan aru, et noh, mul on 2 kõnepuudega last, on ju, et ma saan aru, et nad on tulnud meie pereüksusesse mingi konkreetse sõnumiga. Esimese sõnumi ma olen täie rahuga kätte saanud, teise sõnumi sain ka kätte. Ehk siis, et mille järgi ma saan aru, et sõnum on kätte saadud, nende kõnepuu on kadunud. Vaata, et nad on nii-öelda tervenenud. Ehk siis, et see sümptom kui selline on leevenenud. Ehk siis, aga see ongi see, et alguses ma ei teadnud, mis see töö tegemine lapsevanemale tähendab. Ja hästi tugevalt ma leidsin ka täpselt samamoodi väga mängulised viisid, kuna mul noorsootöö taust, treeneri taust. Ehk siis, et mängulised viisid, kuidas Trevori kõne toetada läbi hoopis täiesti uute lahenduste ja täpselt samamoodi läbi hobide ja huvide, mis teda huvitasid. Ehk siis, et minu arvates on nii hea, et Eestis on ka nüüd arendatakse välja seda suunda, et sa lapsevanemana saad aru, kuidas, et see lahendus on ka sinu käes olemas. Ja muuda see nagu enda omaks, on ju, ja võta nopi see sõnum kätte ära, mida see laps on tulnud sulle tegelikult ütlema. Aga see ongi päris raske, sest et tihti ongi inimeste reaalsus see, et sul enamasti väga tihti ei ole lasteaias seda logopeedi, kui sa oled, kui su laps on saanud lasteaeda. Ja ongi see, et noh, tihti need järjekorrad on meeletud. Ja siis tulebki see tunne, et noh, et ei ole nagu kedagi, kes aitaks. Aga samas teiselt poolt ongi, et nagu alati, et kui on mingi kitsaskoht, siis tegelikult seal on ka väga suur potentsiaal. Kui me paneme selle aja sinna, et ma mitte ei tööta selle väikse 2-aastase lapsega üks-ühele, aga ma võtan kord nädalas selle aja ja ma võtan 8 perekonda ja me teeme selle perekondadega seda tööd, siis see on palju kuluefektiivsem. Nemad lähevad koju ja suhtlevad oma lapsega ja nad saavad selle tunde, et nad näevad teisi vanemaid, kes on sarnases kohas. Nad saavad selle turvalise koha, kus nad saavad nagu vaadata otsa nendele tunnetele, mis tulevad üles ja õppida nagu siukse positiivselt ja nagu toetavalt, et okei, mis on need väiksed asjad, mida ma saan muuta, mis tegelikult annavad tulemust. Ja minu arvates ka, et näha ka, et lapsevanemal on sul kodus tegelikult nii palju võimalik ära teha, mida logopeedid kõik räägivad, aga tihti lapsevanemad ei saa aru, mis see võimalik ära teha on konkreetselt. Sina annad konkreetsed tööriistad, tee neid ja siis ongi kõik nagu. Aga nagu ma lihtsalt olen nii ise kogenud seda, et seal on nii suur vahe selles, et ma ütlen, et tee nii versus see, et me koos istume, me vaatame videosid, me analüüsime ja sa ise näed seda ja sa ise jõuad sinna kohta, et peaks tegema niimoodi. Ja siis me nagu veel samm-sammult harjutame seda, sest ongi nii paljude asjadega. Ma tean, mida ma peaks tegema, aga ma ei suuda seda teha kohe nagu nullist. Ehk siis me toetame nagu samm-sammult just selle tegevuse käigus, et need uued harjumused kinnistuksid. Ja Liis on siis üks töötoajuhendaja meil 13. juunil inspiratsioonipäeval, mis jääb, kui jääd iseendaks. Ja tänase vestluse käigus
minul kui päevamoderaatoril tekib koheselt see, ma saan aru, kuidas sa sobitud, ehk siis, et see, et sinu töötoas tegelikult iga osaleja saab selle enda sisemise lapsega kontakti ja vaadata, et mis on need faktid, mida ta on endale kinnistanud, mida ta ei oska ja kutsuda väiksele mängule enda sisemise lapse sisuliselt avastama, et kas see on ikka päris nii, kas päriselt ma ei oska laulda matemaatikat ja rääkida ja tatata onju, kas see on päriselt nii, ehk siis, et vabastada see nagu häbi ja süütunne tegelikult sellelt sisemise lapse seest, mida sa kogemusena lapsepõlves said onju. Ja et ma arvan, et see on nagu see töötuba, et ma näen, kuidas see edu kõige rohkem tegelikult tagasi hoiab. Et see tundub imelik, et tegelikult edu ei tule sellest, kui palju sul on teadmisi, vaid sellest, mis salakaupa sa kogu aeg igapäevaselt endaga kaasas kannad. Kui sa selle nagu aktsepteerid lihtsalt, sa ei pea seda presenteerima kõigile nagu politseile arestimiseks välja viima, aga et sa saad aru, et okei, see on minu salakaup ja mul on okei, et ta ei ole enam salakaup, see on lihtsalt mina. ja siis eriti, kui juhtub niimoodi, et sul on see laps, kes seda sulle nagu täpselt nagu niimoodi peeglina niimoodi jõusti paneb. Et siis veel nagu sellele otsa vaadata, sest noh, minu jaoks praegu on hästi aktuaalne see koht, et kui meil on mingi suur konfliktiolukord, siis ma lähen nagu tagasi ikkagi enda sinna lapse kohta. Ja siis nüüd, kui ma näen kõrvalt, kuidas mu väike laps seisab mu kõrval ja püüab nagu hakata lahendama seda konflikti minu eest, siis see on nagu see nii trigerdav, sest esiteks ma tunnen ära ennast selle väikse lapsena ja teiseks ma saan aru, et ma mitte kunagi ei taha talle seda kogemust. Ja siis, aga nagu nüüd vaata, et ma räägin sellest päriselt mingis siukses kohas, sellepärast, et ma võiks jääda sinna häbisse, et issand jumal, kuidas ma olen loonud siukse olukorra. Aga ma olengi selles kohas, et okei, see on nähtaval. Ma näen seda, nüüd ma saan seda muuta. Jah, ehk siis, et tulge töötuppa, siis te näete, mida teil sisemised lapsed, peeglid versus välimised lapsed, ehk siis teie enda lapsed proovivad teile nii-öelda kätte mängida. Viimaseks ma jagan, me peame täna kell 1 kindlasti lõpetama, aga viimaseks ma jagan teise lapse lugu, ma lubasin ka jagada. See oli hoopis teine seos. Teine laps jälle tuli täna just tõhustatud toele määramine eripedagoogi poolt koolis. Kõik muud hinded on korras, ta on 2. klass, on ju, kõik muud hinded korras, eesti keel super. Aga ikkagi soovitakse tõhustatud toele määramist, sellepärast et tema hääldus ei ole nii täpne. Aga tegemist on noormehega, kes algusest peale on otsustanud, et inglise keel on tema emakeel. Lihtsalt nii ongi, tema ütlebki, et tema on Inglismaal sündinud. Kõik. Ja see on tal fluently suus, räägib paremini inglise keelt kui meie kodus. Ehk siis, et ja sellepärast minu teooria, et sellepärast tema eesti keele hääldus on liiga pehme, inglise keele hääldus on hoopis teine, vaata, pehme. Aga alguses 3-aastaseni ja ta ka ei rääkinud, ta oli vait lasteaias enamus aega nagu sihuke pigem vaiksem. Ja siis juhuslikult ma tõin seesama ruumi muideks konstellatsiooni, esimest korda ruumi. Ma olen varem kunagi käinud konstellatsioonis, see oli siis ilmselgelt kuskil 5-6 aastat tagasi. Ma olen varem käinud konstellatsioonis, mõtlesin, okei, tuttav inimene, ma tulen tema ruumi. Ja siis ma teadsin ka, sõitsin rattaga, kevad ilm oli, teadsin, et ma saan töö. Konstellatsiooni ruumis tähendab töö saamine, et sinu teemat vaadatakse konstellatsiooni välja. Ehk siis, et sa ei ole vaatleja, ehk siis sa ei täida neid osaleja rolle, vaid sinu töö läheb nähtavale. Ja ma otsustasin, et ma võtan nähtavale selle, et ma olen hullult halb inimene. Ma jagasin ka Taunoga laivis seda, et ma olen kõige halvem inimene maailmas üldse. Mul on midagi, mingi salakaup, mingi sihuke asi, mida ma varjan. Ma tahan näha konstellatsiooni välja siinsamas ruumis, mis see täpselt on. Palun näidake minu kõige hullemat osa minus. Nii, konstellatsiooniväli läks käima, kõik oli ilus ja tore. Ja siis ma olin ainukene, kes viimasena aru sai, et ainuke asi, mida ma ei olnud nõus nägema, oli minu kõige säravam ja ägedam osa.
ehk siis, et see naerupall, see triinukene, kes nagu paneb ruumis särama, terve maailma särama, on päiksekene onju. ehk siis, et see oli see, mida ma nagu tegelikult eitasin ja välja lükkasin ja, ja lõpuks mul nagu jõudis kohale ja päriselt ei jõudnud ka kohale ja nii edasi onju. ja lõpus me tegimegi selle, et ma prioritiseerisin, et ma olen valmis kõikidele teistele rohkem andma kui oma lastele. Ja siis me prioritiseerisime selle ära ja ma läksin koju ja see väiksem laps hakkas rääkima. Reaalselt oligi see, et lasteaias nad aru ei saanud, sest ta niikuinii rääkis vähem. Nad isegi ei taibanud enam küsida tema käest, sest et noh, mingeid asju nad küsisid, aga noh, ta oli nagu onju, ta oli omas mullis, ta on siiamaani on Tarvin omas mullis, vaata. Ja siis ongi nagu ja siis läksin koju ja siis ma sain aru, et ta tegelikult hakkaski rääkima. ehk siis, et miks see on minu jaoks nii tähenduslik, ongi see, et jälle ettevõtluses siinsamas ruumis ma võtsin vastu kogu oma nii-öelda sära ja väe ja ma julgesin, võtsin ka otsuse vastu, et ma julgen seda maailmaga jagada, näidata. Ja tegelikult sõnum jõudis kohale onju. ehk siis, et lapse kõne oluliselt paranes, et loomulikult mingit hääleseadet veel peab tööd tegema, et see ei tähenda, et käige nüüd kõik oma kõnepuudega lapsega konstellatsioonis ja kõik maagia vahel kaob. aga see on üks komponent, ehk siis, et pool tööd peab ikkagi laps ise ära tegema, sest see kujundab tema isiksust ka. aga proovime jätta selle lapse isiksuse kujundamise mänguliseks, mitte dramaatiliseks onju. ehk siis, et see kujundab tema isiksust, sest et temal on vaja seda kogemust samamoodi. noh, ma räägin, et Trevor ei oleks ilma selle kogemuseta Trevor onju. ehk siis Tarvin täpselt samamoodi Tarvin, aga et see peab olema, et vanem peaks endaga ka tööd tegema, et mis see sõnum talle sisuliselt on. miks see tuleb tema lapsele, tänu tema lapsele ruumi ja mis on see koht, mida tema peab maailmas tegelikult nähtavale tegema enda jaoks. et ja, et selline nagu ka. nii, aga kas on midagi, mis sa siis lõpetuseks tahaksid meie kuulajatele ja vaatajatele ütelda? sõnum sinult? ma arvan, et see ongi täpselt see, et vahel need osad meist, mis meile tunduvad nagu kõige vähem vastuvõetavad, et kui me lihtsalt lubame nendel tulla nähtavale, siis meil hakkab endal nii palju kergem ja samas me suudame nagu võtta neid kõikidest teistes inimestes ka vastu, kaasa arvatud oma lastes. see on hea ilus lõpp. kohtume 13 juunil kõigiga, kes siin on. tšau, patka. kinni käib nüüd.